Miks pidi see just minuga juhtuma, küsivad tihtipeale inimesed iseendalt. Halvenenud suhted tekitavad vastakaid tundeid ning hakkavad ilmnema esimesed lahkumineku ohumärgid. Esimesteks ohumärkideks võime pidada partnerite rahulolematust üksteise suhtes, samuti tülide sagenemine ning ebakindlus suhte osas. Teises etapis on suhe jooksnud karile, süveneb eemaldumine, kasvab ükskõiksus ning tülid muutuvad rängemaks. Tihti ei tunta ennast äragi, sest toimub iseenese emotsionaalne lahkurebimine. Jõudes kolmandasse etappi on mõlemad osapooled saanud teadlikuks lahkuminekust, kooselu on otsustatud lõpetada. Lahkuminek võib mõjuda rängalt, algab periood, mil ennast taastada ja lahkuminekust üle saada. Antud olukorraga ei suudeta leppida, igatsetakse kaaslast ning nutetakse taga. Võidakse sattuda ka halvale teele. Peamine on leida üles eneseusk. Jõuvarude taastamiseks on mitmeid häid lahendusi, nagu näiteks enesehinnangu parandamine. Inimene peab üles leidma oma positiivse külje, samuti ka joogaga tegelemine, mediteerimine, regulaarne massaaž, väljas jalutamine, värske õhu hingamine ning looduse nautimine ning eelkõige ka uute sõprade leidmine ning nendega aja veetmine.